see toit, mida meie vajame, tegelikult on meil siin samas kasvamas ja vahest ujub ka meile lähedale. Põhjaeestlane sööb seda toitu, mida loodus talle pakub. Ja eestlane sööb ikka kala, kui ta seda vähegi kätte saab. Ja põhjaeestlane saab seda alati kätte. Ja meie saared on teinud muu Eestiga kogu aeg sellist äri, et soolasilk vastu ja vili asemele. Nii on olnud põhjaeestlase toidulaual nii leib kui kala. Et silk on selline tore eesti kala, mille päris nimi tegelikult on räim. Kuidas siis räimest saab silk? Räimest saab silk niimoodi, et räim pannakse riimsoola, soolatakse ära ja soolast välja tulnud räim ongi juba silk. Ja kui silgud on ära soolatud, siis võib hakata nendega tegema igasuguseid muid trikke. Näiteks panna see soolas silk uuesti marinaadi ja kui ta marinaadis on olnud, siis see soolsus natukene väheneb ja sinna peale saab panna talle siis huvitavad Eesti maitsestavaid taimi. Näiteks sibulat võib panna ja siis kadakamarja oleme meie pannud siia ja natukene hapuksäädikat. Ja nii ta säilib väga-väga kaua sellisel mõnusal sahvritemperatuuril, et ei ole vaja muretseda, et ta halvaks läheks. Et nii hapu kui sool aitavad siis eestlase toidul säilida. Ja et silgule veel rohkem aupaistet lisada, siis võiks ära märkida, et silgus on kõiki mineraalaineid, vitamiine täpselt sama palju, kui on lõhes. Ainuke asi, et on vähem rasvane. Nii et sööge julgesti, mida noorem kala, seda hõrgum liha ja tervislikum.